lisaaasta jaoks, et siis saad edasi minna edasi doktorantuuri. Rootsis saab kasutada viipekeelt. Me ei kirjuta, me viipleme. Lõputöö kaitsmisel täiesti vabalt. Kui sa kaitsmisel esined või esitad oma ettekande viipekeeles, siis sul peab ennem olema rootsikeelne kirjalik tekst ette antud nii-öelda eksamikomisjonile. 4. aastal ma mäletan oligi see, et seal tekkisid vaidlused, et kas et üldse, kas siis kaitsmisele lasta viipekeelset kaitsmist või mitte, eks. Aga siis seal oli üks naine, lisaks minule veel, kes siis otsustati, et on võimalik oma nii-öelda selliseid ülikooli töid ja lõputöid kaitsta viipekeeles. Et uurimustööd sa saad siis teha nii 3 aasta vältel kui ka 5 aasta vältel. Aga 4 aasta või 5 aasta vältel, jah. Kui uurimus on lühem kui nii-öelda 1 aasta jooksul tehtud, siis seda ei arvestata. Aga minul oli kõik korras, mina esitasin oma uurimustöö, palju ettepanekuid oli, paljud spetsialistid olid, kes mind aitasid ja ma sain ka valida oma uurimusteemasid siis, aga ma valisingi siis rootsi viipekeele, kuna ma seda ise oskan. Et ma olen valmis ka oma uurimustööd jagama, et selles mõttes, et see on küll väga Rootsi spetsiifiline, et aga kindlasti on igas riigis ka uuritud oma viipekeelt, et selles mõttes, aga kui on soovi, siis muidugi saab lugeda. 4 aastaga ma külastasin erinevaid koole, uurisin seal siis kohalikku kultuuri, kirjutasin raamatu selle põhjal. Kokku kirjutasin raamatut 4 aastat. No see mõnikord venis see kirjutamine, mõnikord läks kiiremini. Mul oli ka abi selle raamatu kirjutamisel. Aga sain sellega valmis. Kui näiteks õigel ajal oma uurimust valmis ei saa, siis sa pead taotlema raha edasiseks nii-öelda kirjutamiseks, uurimustöö kirjutamiseks. Aga mul oli kõik hästi, et ma sain raamatu valmis õigel ajal. Ja esitlesin seda. Ja pärast seda tuli üks inimene minu juurde ja küsis väga palju küsimusi. Küsis näiteks, miks sa selle teema valisid ja mida sa mõtlesid sellel, mis oli sinu ajendiks. Et see oli minu lõputöö kaitsmisel siis, oli see. Ja lõputöö kaitsmisel oli siis 3-4 inimest seal komisjonis. Nad vaatasid mind ja tundus, et mul läks hästi. Et ma kaitsesin oma töö ära. Ja otsus oli siis selline, et ma sain oma doktorikraadi ja ülikooli lõpetatud. Vaatame järgmist slaidi. Vaatame järgmist slaidi.
nägite jah, ka näete mind ka väga hästi jah. Siin oli näha seda auditooriumit, kus ma seal olin ja istusin ja seal olid ka teised inimesed ja kes mulle seal küsimusi esitasid ja kes mulle töid vaatasid ja kellele ma ka vastasin seal. Pärast ma olin kaitsnud oma töö ära, siis oli seal ühte pilti näha 4 inimesega, seal oli ka tõlk oli seal. See oli väga raske tookord ka tõlgile, sest see oli väga palju nagu harjutamist ja et selle töö esitamisel. Samuti kõik, et see tõlge oleks ka nii, nagu minul see sõnavara seal oli, on ju. Inimesed kõik vaatasid ja kuuljad vaatasid ju minu kaitsmist ju. Osad olid tegelikult nii kurdid ja kuuljad mõlemad, et seal olid ka viiplevaid. Mõned ikkagi vaatasid, et kas ikkagi nagu õigesti nagu toimub see, mida ma viiplen, see, mida tõlgitakse. Aga need olulised 4 inimest, kes olid seal komisjonis, olid nagu tähtsad. Et inglise keeles oli ka muidugi seal, et inimesed küsisid minu käest, et kes Rootsi viipekeelt ei osanud, et ka küsisid minu käest, aga tõlk oli ja siis ta aitas nagu olukorda lahendada. Ja seal foto oli seal ka veel ennem nagu koolist, et seal samas, et kui ma seal siis vastasin sellele küsimustele, liikusime siis järgmisse ruumi edasi, kus kutsuti mind nagu komisjoni ette veel arutama nagu, et kas see töö oli sobilik, kuidas see töö üldse oli, kas sellega oli kõik hästi. Tegelikult arutasid nagu omavahel, et vaatasid ka seda kokkuvõtet see komisjon. Selleks mitu tundi läks tegelikult aega veel küsimuste peale ka ja uurimiste peale. Lõppkokkuvõttes läks kõik hästi ja siis tõesti sai kinnitatud selle, et see töö sai nagu tehtud. Vaatame järgmist slaidi. Huvitav oli jah, seal kaitsmise ajal seal auditooriumis, et tõlk oli seal kohal ja kõik oli seal nagu, toimus ka muidugi väga suur ettevalmistus ja igas erinevad nagu läbirääkimised ja loomulikult oli sees ka selline veidi pinge on ju, et kuidas tähtis oli see, et kuidas ma õigesti nagu ka viipleksin, esineksin seal. Et ka minu enese väljendus oli seal väga oluline, et kuidas ma ennast väljendasin seal kaitsmisel. Ma mõtlesin nagu kõik, et kuidas see kõik nagu oli, kõik see koolis õppimine, kuidas ma nagu ise ka nagu kasvasin üldse ja kõik ma gümnaasiumis käisin ja kuidas ma siis ülikoolis käisin ja kõik see õppimine nagu, ma olen ise ju kurt, on ju, lapsest saadik olnud. Ei ole niimoodi, et kurt ei saa hakkama üldse, et ei saa ülikooldi, see ei ole tegelikult nii. Mulle alguses öeldi küll, et sa ei saa kuskile, on ju, et öeldi, et kurt ei saa kuskile edasi, ema, isa ja sõbrad ütlesid, ei saa, kui sa oled ju kurt, sa ei saa ju kuskile ülikooli. Aga minu sees oli suur soov ikkagi edasi minna. Minu esimene emakeel oli ka rootsi viipekeel, on ju, ja ma tahtsin seda uurida ja tahtsin nagu edasi minna. Ema ütles lõpuks, no hea küll, mine siis ikkagi. Aga isa nagu ei nagu arvas, et ei ole vajadust, aga ema toetas mind ikkagi sellele edasisel teel. Andsin siis dokumendid ka sisse ja avalduse. Mõtlesin, et pean 4 aastat õppima ja ise mõtlesin ja kahtlesin natukene endas, et kas ma saan selle kõigega hakkama, kas ma suudan, kas ma jõuan või ei jõua seda kõike tehtud. Mõtlesin, et ikka proovin 1 aasta kas või vaatan, kuidas mul läheb, kas ma saan hakkama üldse. Ma uurisin rootsi viipekeelt, kuuljad olid ka, kuuljad õpetajad olid, kas viipekeelt oskasid, olid ka muidugi seal. Ma vaatasin, kuidas nad nagu seal viiplesid või nagu, et kuidas kurdid istusid üldse seal ruumis ja erinevas vanuses inimesed olid.
osalejad olid tõesti väga erinevas vanuses ja vaatasin, kuidas nad suhtlevad ja viipekeele teemal arutati ja samamoodi oli oluline, et arvestama ka sellega, et on vaja hästi üles kirjutada. Ja samamoodi kõik nagu sõnavaraga, mida esimest korda nagu näed, et asud esimest korda nagu ülikoolis, et kogu seda süsteemigi kõike veel. Alguses arvasid, et see ülikool on nagu väga-väga nagu kõrgel tasemel, et kas ma saan hakkama, aga tegelikult ikkagi tuli välja, et ma saan hakkama sellega kõigega, ka selle kirjutamise peal. Läks aasta mööda ja siis hiljem mõtlesin, et ei, et tahan ikka järgmist aastat veel edasi õppida. Ma tundsin, et ma sain selle esimese aastaga hakkama, et läheks edasi õpingutega. Esimese aasta ajal ma mõtlesin küll, et tegelikult ei olnud mul soovida, et ma tahaksin doktorikraadi. Ma mõtlesin nagunii, ma ei saa seda kohe. Aga teisel aastal mõtlesin juba, kui ma tahtsin nagu edasi minna, vaatasin, et inimeste arv oli juba vähem auditooriumis, võib-olla seal oli 15 inimest järgi jäänud. Ikkagi nagu läksid õppimised edasi ja ma tundsin, et ka teine aasta nagu läheb hästi. Ja teise aasta lõpus ma tundsin, ei, ma tahan ka 3. aastat edasi õppida. 3. tundus mulle ikkagi raske, sest inglisekeelsed raamatud, see tegi asja raskemaks. Ja siis nagu laupäeviti, pühapäeviti ma lugesin hästi palju materjali, ingliskeelset materjali. Hästi palju aega kulus mulle, tunde kulus mulle selle ingliskeelse materjali lugemise peale. Ja kõik seal auditooriumis ja omavahel arutelud ja kõik need erinevad sõnad, mis seal nagu keel oli või sõnavara oli seal nagu raske, aga me saime ikkagi arutusega hakkama seal omavahel. Ja siis 3. aasta sai mööda ja ma mõtlesin, et ikkagi peab nagu edasi minema, et see rootsi keel, ma pean ikkagi rohkem nagu lugema ka. Rootsi ülikoolis ma ikkagi uurisin, see oli kurtide grupp oli ja uurisin seda. Et me arutasime nagu täpselt, et kuidas me nagu sellest kirjakeelest täpselt aru saame seal grupis. Meil oli professionaalne tugi olemas. Selle sai nagu seletatud, et ma tahaksin nagu analüüsida, nagu ma tahaksin nagu 4 aastat teha edasi õppida uurimust, et ma ei tahtnud nagu katkestada. Ma tahtsin et kurdid saavad ju hakkama, et läheks ikka edasi, et andsin avaldus, et ma saaks veel edasigi õppida. Ma ütlesin, et jah. Et tegin selle ära, sest mul oli tunne, et ma tahan edasi uurida veel. Ja ma uurisin, kas ma saan toetust edasi ja siis ma sain vastuse ja siis ma ikkagi andsin oma avalduse ära. Samal ajal nagu, kui oli mulle ülikool, siis samal ajal paralleelselt oli ka ma olime ka kurtide kogukonnas nagu pere hulgas ju ka samaaegselt ju. Ma olin ju nagu sükene, mulle väga ei meeldinud, et keegi nagu, ma olin vaikne, et ma ei tahtnud keegi mind nii väga niimoodi vaataks või niimoodi, arvati mind vahepeal kuhkaks on ju. Aga natuke oli ka sükest nükest suhtlemist nagu, kui ma pidin inimestelt öelda, et ma ei tea, kas ma saan või ei saa doktorantuuri või aga kurtide kogukonnas samal ajal ikkagi. No võib-olla ma olin ka samal ajal nii-öelda teadusringkonnas kui ka kurtide ringkonnas, mis olid nagu erinevad natuke, aga ma olin 2 maailma hulgas on ju
Neid tuli kuidagi seostada, ma olin nagu viipekeelsete inimeste hulgas ja samal ajal olin ka nende hulgas, kes tegelikult ei viibelnud. Siis ma nagu tundsin, et need ei olnud väga nagu ühesugused võrdsel tasemel need maailmad. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma pean nagu nii-öelda kahes hulgas, ma olen ju kurt, et haridus on mulle, et miks ma pean selle hariduse kõrvale võtma, et ma olen ju kurt ja viiplen, aga samal ajal on mul nagu haridus ka või noh, nagu, et mul on mõlemad maailmad, et see on jah, ma sain haridust ja see on samal ajal tegelikult ju kurtidele nagu, või tean, mis see tähendab ja see haridust edasi nagu anda. Ja kurtid on nagu küsinud ja uurinud siis minu käest, et kuidas see on olnud ja see õppimine kõik ja siis olime arutanud ka kurtide kogukonnas haridusteemadel siis ja et ma pean ikkagi nagu osalema nende hulgas. Kurdid peavad osalema mõlemas maailmas, minu arvates. Et kurdid peavad olema osalised ka selles haridus- või kõrgharidus maailmas. Et ma olen nagu kasvanud mõlemas maailmas, et küll lapsena oma kurdist perekonnas ja siis nii-öelda ülikoolis. Mina sündisin kurdina. Ja minu uurimist ja ma olen uurinud lapsi, kuidas nad omandavad rootsi viipekeelt. Ja uurinud siis neid etappe või seda järjekorda, grammatikat olen uurinud. Kuna ma olen ise kurt, minu ema on kurt, mul on kurt poeg, ja mul on olnud palju kontakte kõikide nende haridusasutustega, et ja samuti ütleme, mis poega puutub, eks, et siis tema kaaslased lasteaias näiteks või koolis teavad, et tema ema on kurt. Et olen ka kirjutanud just selle raamatu laste viipekeele omandamise teemal. Et mulle tundus, et see oli päris hea teema, mida uurida. Et olen kohtunud selle uuringu käigus siis nii laste kui vanematega. Ja olen suhelnud siis nii kurtide laste kui nende vanematega. Emadega võib-olla rohkem on kontakti olnud. Olen neid filminud siis oma uurimustöö käigus. Järgmine slaid, palun. Ma juba sellest rääkisin, ma arvan. Et kes ma olen, et sellest ma juba rääkisin. Et mul on olnud nagu kaks kogukonda, jah. Et üks on see kurtide kogukond ja teine on see nii-öelda see hariduse kogukond või nagu võib öelda niimoodi. Et ma olen pidanud siis mõlemas kogukonnas olema. Et võib-olla tänasel päeval rohkem äkki selles hariduslikus kogukonnas siis. Aga viipekeelne kogukond annab mulle jälle seda emakeelset kogemust. Hariduse kogukonnas, seal on viipekeelt väga vähe loomulikult olnud ja need on kaks erinevat kogukonda, et saab öelda. Aga ma arvan, et on oluline, et nad ikkagi mingil tasandil ühineksid ja nii-öelda sulanduksid. Ja ma arvan, et seal hariduslikus kogukonnast peaks siis rohkem levitama seda infot viipekeele kohta. Lähme järgmise slaidi juurde.
viipekeel on minu esimene keel, see tähendab minu emakeel. Ja loomulikult peab oma emakeelt teadma ja oskama. Ma tean, et kõige rohkem peab oskama oma emakeelt. Ja peab oskama seda ka kui suhtluskeelt. Et inimesed on loomulikult erinevad, aga siiski ja erinevad viiplemisstiilid on neil loomulikult, kes viipleb kiiremini, kes aeglasemalt, aga lihtsalt oluline, et sa oskad oma emakeelt ja see on väga oluline. Peab olema julge väljendama ennast viipekeeles. See on väga oluline. Oma emakeeles väljendada ennast. Et ma näen mõnikord näiteks Ameerikas. Kurdid uurijad näiteks kirjutavad artikleid Ameerika viipekeelest näiteks. Ja seal on ja need artiklid on väga sellised põhjalikud, täpsed kirjeldused sellest Ameerika viipekeelest, et ma olen ise neid lugenud. Ja need uurijad on ise olnudki kurdid tegelikult. Kurdid ise on uurinud Ameerikas oma Ameerika viipekeelt. Ja nad populariseerivad seda seal nende artiklite kaudu. Ja paljud uurijad on kuuljad uurijad on ka uurinud. Aga nemad ei ole seda viipekeelt nii-öelda sügavuti, ei ole jõudnud selliseid sügavuti uuringuteni ja sügavuti tulemusteni. Et nende jaoks on see raske, kindlasti ma arvan. Nende jaoks on see võõrkeel, et sellepärast on hea, kui uurijaks on ikkagi kurt inimene ise, kelle emakeel on viipekeel. Jah, et mina olen selle poolt, et ja väga julgustan kurte inimese ise oma keelt uurima ja sellest kirjutama ja seda levitama, seda infot. Ja kurdid saavad väga hästi selle uurimisega hakkama, ma arvan. Jõuavad nii-öelda tuumani. Järgmine slaid, palun. Ma tooksin välja need positiivsed asjad ja negatiivsed asjad. Et positiivne siis kõigepealt. Et nagu te näete, seal on rohkem selliseid tegureid, positiivseid. Näiteks viipekeele oskus. See on kõigi keeltega niimoodi. Näiteks viipekeele oskus on positiivne. Et sul on võime keelt sügavuti analüüsida. See tähendab seda, et viipekeelt oskad, tead, tähendab, sul on võime seda viipekeelt sügavuti uurida. See on selline tugevus ja jõud. Mõnikord ma olen ka kurtide uurijatega kohtunud ja meil on kontakte olnud ja me oleme arutanud ja me oleme oma maailma asju nagu arutanud omavahel ka. Et ma arvan, et see on positiivne, kui me saame omavahel uurijad kogemusi jagada. Ja Stockholmi ülikoolis on keele teaduskond ja seal on 4 kurti töötab seal. Ja nemad on kõik 4 saanud doktorikraadi. 3 naist ja 1 mees. Väga hea toetav grupp. Väga head suhted on neil omavahel seal ja nad suudavad siis üksteist toetades nii-öelda seda uurimustöid ja tööd teha. Need 4, kes on doktorikraadi saanud, aga veel 4 kurti on magistrikraadi saanud. Ja nad töötavad viipekeele nii-öelda osakonnas seal. Kokku on siis erinevate loomulikult erinevaid lõputöid on nad kokku kirjutanud, aga ma arvan, et oleks hea, kui seda viipekeelt veel rohkem ikkagi saaks uuritud ja levitatud ja populariseeritud ühesõnaga. Et see on nagu selline kurtide võim, nii-öelda saab seal siis rakendust.
et väga oluline on just see, et selle suulise keele kõrvale tõuseks ka viipekeel sellisesse rambivalgusesse ja kõrgemale pjedestaalile nii-öelda. Et kui rääkida haridusmaailmast, siis näiteks kirjutamine, kas artikli kirjutamine, raamatu kirjutamine või see toimub ikkagi inglise keeles. Et ilma inglise keeleta jah, kahjuks ei saa, et see peab olema ka kõrval kindlasti. Viipekeel kindlasti, aga paljud inimesed ju ei saa viipekeeles aru, et tähendab, peab olema ka kirjalikus keeles nii-öelda need ükskõik mis tööd, mis sa siis ülikoolis teed, et teised inimesed saaksid ka aru. Ja väga palju siis ülikoolis peab kirjutama ja see võtab kindlasti väga palju aega. Et kiiresti ei saa. Et kõik see võtab ju aega, see teksti kokku kirjutamine, siis annad keeletoimetajale, tema kontrollib, parandab ja siis uuesti kirjutamine, nii et jah, see võtab palju aega küll. Näiteks kui ma kirjutasin oma raamatut doktorantuuri jaoks, siis mõnikord, kui mul oli oma visioon oli mul peas, ma mõtlesin mingi asja peale, et see oli siis viipekeelne, eks, see visioon, aga kuidas ma seda kirja panen, kuidas ma seda, et tekkis see raskus kirja panemisel, et kuidas ma täpselt väljendan seda oma visuaalset viipekeelset mõtet nii-öelda. Ja siis samuti need professionaalid nii-öelda, kes oskasid siis need keeletoimetajad, eks, et väga palju korrigeerisid minu teksti ka ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei olegi nii hea tegelikult, jah, et võib-olla võrreldes teistega, näiteks öeldes kuuljatega, eks ole, minu keel ei olegi nii hea, siis ma ei olegi väär seda doktorikraadi või et see hetk oli küll see, kus ma tundsin, et ennast halvasti, sest mulle väga palju parandati minu tekste, kirjalikke tekste. Aga alati esimene keel on, eks ole, viipekeel ja teiseks tuleb juba siis see kirjalik keel. Et seda ma tahan öelda, kui ka ülikoolis mingite tööde kaitsmisel on. Et viipekeel on prioriteet ja sealt edasi tulevad siis need ülejäänud keeled, kirjalikud keeled. Ja siis, et võib olla ka vastupidine asi, et ennem on kuuljatel siis on, eks ole, vastupidine, et kõigepealt on kirjalik ja siis tulevad mingid videod või pildid või mida iganes. Aga kurtide puhul ei saa olla sellist järjekorda, ikkagi prioriteet on viipekeel. Ei saa olla esmaseks nii-öelda kirjalik tekst. Et ma väga palju ülikooli ajal olen mõelnud, et kuidas ma mingeid tekste kirja panen, kuidas ma kirjutan sõnu, lauseid, kuidas ma oma viipekeelse mõtte muudan kirjalikuks keeleks. Ja see kirjutamine väga-väga väsitas mind ülikooli ajal ja võttis mult väga palju ajalist ressurssi. Kuuljatel on loomulikult lihtne, eks nad kuulevad, nad räägivad, aga minu jaoks oli see asi siis teistmoodi, mul oli üsna raske oli seal ülikoolis just kirjutamise osas, tõlkimisest. Loengus näiteks, kui mul oli auditooriumis kuuljad, siis mina loomulikult viiplesin ja mul oli kaasas 2 tõlki. Nemad siis istusid seal minu ees ja tõlkisid mind. Ja mul oli alati see mure ka, et kas nad tõlgid ikkagi saavad aru minust ja kas nad tõlgivad täpselt seda mõtet, mida mina tahan öelda. Sellepärast, et mul oli selle poolest nagu topeltmure ka, et tõlkidel ju ei olnud doktorikraadi. Ja siis ma proovisin neid kuidagi aidata, sõrmendasin palju näiteks,
Mul olid slaidid, kust sai ka tuge tõlkimisel, hästi rahulikult viiplesin, venitasin oma lauseid. Et see tähendab, et minu see loengu aeg vähenes, jah, mul oli väga paljudele asjadele vaja mõelda ja kuidagi see aeg, see loengu andmise aeg siis selle võrra kuivas kokku. Ja tõlgid muidugi palusid ka palju mul peatada. Meil oli küll meil oli eelnevalt küll koostöö ja ettevalmistusaeg ja me palju suhtlesime, aga ikkagi tekkis loengu jooksul ka neid juhtumeid, kus ma pidin katkestama või ma pidin stoppama, et tõlgid aru saaksid. Näiteks klassides, kus õpetaja on kuulja, aga lapsed kurdid. Kuulja siis nii-öelda esitab oma loengut ja siis tavaliselt on ka klassides siis tõlgid. Ja samamoodi tõlgid ju ka, ega nemad seda teemat ju ei oska, mida õpetaja esitab. Ja kas nad ikka saavad aru, 2 tundi loeng näiteks, kas nad saavad sisust aru, võib-olla nad saavad valesti aru, need tõlgid. Et see oli niisugune negatiivne kogemus. Et parem on ikkagi tõlkidel ka need raamatud läbi lugeda enne. Et olla siis koha peal nii-öelda sujuvalt tööd teha. Jah. No seminaridel või konverentsidel, näiteks kui ma olen käinud Norras näiteks, et seal oligi see konverents, kus oli teemaks viipekeelte uurimine. Kõik olid kuuljad, mina üksi olin kurt. Meid oli umbes 8 ja mina olin seal ainukese kurdina hulgas. Ja siis ma mõtlesin, kas ma lähen sinna hulka või mitte. Olin tükk aega kahtleval seisukohal. Näiteks õhtul läksid kõik sööma. Mind kutsuti ka, kas võtan 2 tõlki kaasa, kuidas ma saan suhelda nendega, et mis seal siis õhtulaual toimub. Et see oli minu jaoks väga raske. Võtame järgmise slaidi. Ma tahan öelda jah, et hästi palju oli kirjutamist ja kui see on tehtud, siis järgmiseks sammuks on see, et sa pead ikkagi nagu minema edasi, artikleid pead hakkama avaldama oma nime all, näitama nagu maailmale ka ennast. Ja nagu ülikooliani ennast näitada. Et ta oli siis palju artikleid oli vaja kirjutada. See oli tõesti ka raske. Hästi palju vaja läbi mõelda kõike, mida teha. Eriti veel kurdile inimesele. See on ju kirjutamine kurdile inimesele natukene ju väsitav, eks. Sa pead ennast kokku võtma. Ma pidin ennast palju sundima ka, et ma pean lihtsalt asjad ära tegema. Vaatame järgmist slaidi. Kurt inimene siis kõrghariduse või nagu hariduse seal maailmas, nende hulgas. See on nagu võib olla päris suur pinge ja stress ja sa ei tea alati, kas sul on tõlk või mitte. Sa pead enne tegema selle läbiarutused tõlkiga koos, et see võib tekitada ka stressi. Kui sa ei tea, milline see tõlk parajasti on. Kas mu tund läheb kaduma, kas ta läheb raisku või mitte, et ma pean sellest kõigest nagu aru saama,
et milline see nagu siis pigem parem see töö tegemine siis oleks. Ja veel, et kui kuuljad nagu vaatavad mind kui kurti ja mul on nagu, mitte ta nagu mõtleb minust kui nagu teadlasest, ta tegelikult ta vist mõtleb, ma olen puudega inimene, on ju. Et teda peaks kuidagi nagu hoidma või tegelikult see tegelikult ei tekita võrdsustunnet. Mina tahaksin, et mulle suhtutakse ka võrdselt, on ju. Et kuulja vaataks minusse nagu võrdsena, sest tema ei tea, mis mul tegelikult ju peas toimub, on ju. Tema näeb ainult minu nägu. Et ma arvan, et mu nagu võib-olla arenesin nagu võib-olla kiiresti, aga võib-olla mõni jälle pole niimoodi piisavalt. Ja. Et võib-olla vahel kuuljad arvavad, et võib-olla ma ei sobigi sinna sisse. Aga vahel, kui nagu kuulja küsib minu käest, et mõne hea küsimuse näiteks, siis mis on minu uurimisega ka seotud olnud, siis ma tunnen ennast nagu võrdsena temaga. Aga kui ta näiteks küsib minu käest midagi liialt lihtsalt, siis ma tunnen vahel, et me ei tunne ma ei ole võrdne temaga. Aga sama selle viipekeelega seonduvalt või kurtidega seonduvalt, kui küsitakse päris sageli ühtesid ja samu küsimusi. Kurdid nagu kõrghariduse hulgas on nagu, see on nagu kiire protsess olnud. Kui ma olen aga nagu teadlast, nii kahes nii-öelda maailmas, teadlaste ja kurtide maailmas, siis ma pean nagu mõlema nagu ühe taustaandlit nagu ära võtma ja siis minema nagu teise. Jah, ma teen doktorina tööd, aga mul on võime sügavalt analüüsida ja nagu mõelda. Jah, see on mulle positiivsust andnud, jah. Ma tegelikult tahaksin, et palju rohkem oleks kurt